Tere kõigile! Täna on meil vaimne hommik Terega ja alapealkiri kuidas leida tõelist armastust. Selleks iga kord, kui ma alustan mediteerimist ja inglitega suhtlemist, ma panen küünla ja viiruki. Laual on mul inglikujukesed ja kristallid. Täna siis on roosa kvarts, kuna on tegemist armastusega. Nii, paneme siis küünla põlema. Ja viiruki. Paneme siis ta endast natukene kaugemale. Ja mina kasutan siis Archangel Chamueli viirukeid ehk siis Pängel Chamueli viirukeid. Siin on kena romantilise armastuse küünlalus. Paneme nüüd sellega kenasti ootama. Pean siin natuke sättima kaugemale endast, et ma midagi põlema ei paneks siin, kuni ma siin jutustan. Ja selle väikse kujukese panen endale siia vaatamiseks. Nii. Aga laual tasub alati oleks vesi, meditatsioonis tee. Ja täna mul on siin laua peal lisaks ka selline, kuna ma ise olen lõvikristall, see on põhjusega, et tegelikult me palju räägime endast ja siin on see roheline ametüst, mis aitab küllust tuua ja muidugi miks ta siin täna on, et minevikku tervendada ja muidugi pärlid. Pärlid on siin igal pool, igas võimalikus vormis. Ja mul endalgi on kõrvas pärlid. Pärlid on ühed naiselikkuse, jumalannalikkuse, emalikkuse sümbolid. Et kui soovid olla natuke naiselikum ja emalikum ja õrnem, siis kindlasti tooma ellu pärlid või kanna neid ja küll sa näed, kuidas su olemus ja olek muutuvad naiselikumaks. Et kui mina olin alguses hästi skeptiline nende kristallide suhtes, siis inglid mulle ütlesid, et kristallide vibratsioon on kõigutamatu, et nad vibreerivad teatud energias pidevalt, nagu tuksuvad. Ja see teebki neid eriliseks, et kui sa soovid midagi oma ellu, millegiga tegeleda või mingi kaitset, siis võtad endale kristalli või pärli või metalliga, kuld ja hõbe. Need vibreerivad teatud moodi, teatud nagu muusikas. Ja siis hakkab ka sinu tšakrad selles rütmis vibreerima. Ja sellepärast on nad sul abiks. Nii. Meie e-poes on siis sellised viirukid nagu Lavangel, mis aitaksid ja teine Lavangel. Teine, nad tihtipeale siin on rahu ja rooside lõhna
seostatakse alati armastuse ja armastuse südame tšakra avamisega. nii, aga hakkame siis pihta, et säti ennast, alustamegi selle südame tšakra avamisega, siis on ka minul väga hea rääkida armastusest ja tõelisest armastusest. Selleks säti ennast hästi mugavalt istuma või lamama ja sa lihtsalt kuuled mu häält. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Loe mõttes 8, kui sa hingad sisse. Ja mina loen ka palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Palun tule minu juurde peaingel Tšaamuel ja aita mind selle meditatsiooni ajal. Palun tule minu juurde peaingel Gabriel ja aita mind selle meditatsiooni ajal. Palun tule minu juurde peaingel Miikael ja lõika läbi kõik energeetilised sidemed, mis mind kurnavad, väsitavad ja elujõudu ammutavad. Kallid inglid, palun aidake mind selle meditatsiooni ajal. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Loe mõttes 8, kui sa hingad sisse. Ja mõttes 8, kui sa hingad välja. Nüüd on tulnud aeg, kus sa ei pea mitte millegi ega mitte kellegi pärast muretsema, kellegi jaoks olemas olema, vaid pühendad see 15 minutit lihtsalt hinglitele, lihtsalt olemisele ja meditatsioonile. Pole olemas maailmas midagi muud kui see hetk. Sa oled siin ja kohal ja praegu, aga samas lased lahti kogu oma maisest olemusest. Sa lased lahti oma minevikust ja oma tulevikust ja kõigest, mis sind ümbritseb. Ja sa lihtsalt oled oma puhas hing. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Kujuta ette, et sinu ees seisab imeline roosa ingel käes roosa anu ja kõik sinu mured, probleemid, tegemised ja raskused lähevad sinna anuma sisse selle ingli kätte ja see ingel viib nad kõik üles Jumala juurde, et Jumal saaks tuua sulle jumalikke lahendusi sinu probleemidele. Anname korraks kõik vabaks. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Nüüd lase oma keha teadlikult täiesti lõdvaks, lõõgastunuks ja rahunenuks. Luba tal teadlikult lõõgastuda, lõdvestuda. Ja võid kujutada ette, et sinu jalgade juures on imelised, roosad, kuldsed päikesekerad. Need imelised päikesed on sinu varvaste juures, sinu jalatallad, sinu pahklud, sinu sääred, sinu põlved, sinu reied, sinu alakeha, sinu alakõht, puusad, tuharad, selgroog, selg, õlad, õlavarred, küünarnukid, käevarred, randmed, peopesad, sõrmed, peopesad, randmed, käevarred, küünarnukid, õlavarred, rangluud, rinnaesine, rinnad, kõht, naba, alakeha, puusad, kõht, rindkere, kael,
tasakaal, pealagi otsaesine, kulmud, silmad, nina, suu, hambad, lõug ja lõuajoon, kõrvad, kõrvatagused ja kõrvad seest. Nüüd kujuta ette, et need imelised kuldsed kerad, mida sa mõttes kogu aeg oma kehas liikuda lasid, sa võtad need välja ja annad selle ingli kätte. Nüüd võid kujutada ette, et tuleb peaingel Miikael ja lõikab oma valgusmõõgaga sinu ümbert ära kõik negatiivsed energeetilised sidemed, mis sind kurnavad, väsitavad ja elujõudu ammutavad. Võid kujutada ette, kuidas ta viib ära sinu juurest ka kõik teemonid, vaimud ja muud energeetilised olevused, kes on tulnud sind kahjustama. Neid ikka leidub, ära karda neid, ära neile ka keskendu, aga kujuta ette, et need tumedad kogud tõmmatakse nagu valgustolmu imega üles Jumala juurde. Su aura on igasugustest olenditest puhas ja sa oled vaba. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Nüüd kujuta ette, et sinu pealael avaneb kroonchakra, kroonleht kroonlehe haaval nagu lootusõis või vesiroos ja sinu juurest tuleb imeline valguskiir, mis läheb otse üles Jumala juurde. Näe seda juhtumas ja siis kujuta ette, et Jumala juurest tuleb imeline valguskiir sinu juurde, mis täidab sind üleni jumaliku valguse, armastuse ja tarkusega. See jumalik püha valgus täidab sinu pea, sinu kaela, sinu keha, sinu käed, sinu jalad, kõik sinu sees ja sinu ümber. Seda valgust tuleb nii palju, et see täidab ära iga sinu keha, raku ja organi. Pole olemas ühtegi kohta, kuhu see valgus ei jõuaks. See valgus täidab ära ka sinu aura, selle toa, selle maailma ja jõuab Jumala juurde tagasi. Sa oled imeline ja valgusrikas. Nüüd kujuta ette, et sa kutsud enda juurde peaingel Rafaeli ja palud tal tervendada igat oma keharakku. Palun tule minu juurde, peaingel Rafael, ja tervenda minu hinge, keha ja vaimu. Tänan, aamen. Näe, kuidas roheline valgus täidab kogu sinu keha ja eriti need kohad, kus sa tunned, et nad vajaksid tervendamist. Sa võid Rafaelile mõttes esitada ka palve oma keha kohta, mis sul hetkel kõige rohkem muret valmistab. Kallis peaingel Rafael, palun tervenda minu keha, seda osa või seda. Ja tänan, aamen. Nüüd, kus su keha on rahunenud, valgusega täidetud, võid mõttes minna looduskaunisse kohta, kus sa soovid viibida. Kujuta seda kohta ette nii detailselt, just nagu sa oleksid seal. Kujuta ette lilli, puid, taimi, päikest. Kuidas tuul toob sulle imelisi lõhnu ja kuidas päike paitab su põski. Ole selles imelises kohas hoitud, kaitstud ja armastatud. Luba inglitel endale näidata, mida vaja. Ja ole seal nii kaua, kui sa soovid. Sa saad selle meditatsiooni lugeda endale iga päev, iga kord, kui sa soovid. Ja olla selles kohas nii kaua, kui sa soovid. Aga meie lähme siin täna edasi jutustamisega. Ja tänase päeva teema
tõeline armastus. Tõeline armastus ehk armastuse tee õppetunnid on meil kõigil. Meil on keha, mida me tervendasime, meil on armastuse tee, meil on külluse tee ja meil on vaimsuse tee. Vaimsuse teel me teeme midagi kõigi jaoks, inimkonna jaoks. Mõnel on seal nõiad, mõnel on seal hinglid, mõnel on šamanism, mõnel unenägemine, midagi me alati teeme ja õpime. Sellel teekonnal mõnel on kristlus, mõnel on muud usundid ja nad on seal. Külluse teel, mis on roheline kuldne, on meie anded ja oskused, meie hobid, meie soov siin maailmas midagi teha, millega me leiba saame teenida, mida me oskame, mida me tahame õppida ja meie hobid ja kõik maine, mida me teeme. See on armastuse tee, mis on roosa ja kuldne. Armastuse teel on tingimusteta armastuse õppetund, romantiline armastuse õppetunnid, meie lapsed, meie romantilised armastatud kaasad, meie abielu, meie lapsed, meie kaasad, meie isegi lemmikloomad, kõik, mis on seotud armastusega ja taimed ja kõik see. Ja mis on siis meie armastuse teel? Ja kuhu me sellega läheme? Nii nagu iga tšakraga, armastus, seega seotud tšakra tegelikult on südame tšakra, südame tšakra. Ja südame tšakra värv on roosa ja kuldne ja seal juures on ka alati Rafael ehk tervendab, sest armastus tervendab nii hinge, keha kui vaimu. Ja kõigepealt kujutagi ette, et sinu armastuse tšakra avaneb. Näe seda nagu lille avanemas, näe seda roosat kuldselt, et ta oleks avatud, et ta oleks võimas. Kui seal pilti tekib mingid valud või mõtted valust, siis kujuta ette, et tuleb peaingel Miikael ja puhastab selle ära. Nagu imeb valguse toruga su südamest kõik tumedad mõtted, kogemused, kõik ära. Ja sa oled täiesti puhas. Südametšakra võiks olla alati avatud, et sa saaksid vastu võtta ja anda armastust. Ja armastus on nagu jokker siin maailmas. Kui sul on armastusega kõik korras, siis on ka kõik teised alad korras. Ja tõeline võti on armasta ennast ise. See on kulunud väljend, aga teisiti ei saa. Nii, kuidas sina armastad ennast, saad sina armastust vastu võtta ja teistele anda. Selleks on ka väga tähtis teada, kes sa oled, keda sa armastad. Selleks sa pead lubama endale kõike seda, mida sa tegelikult teha tahad. Loodetavasti on need kõik kõrgemad asjad. Ja sa oled imeline inimesel maailmas. No tume tee on ka olemas ja siin pole midagi teha. Nii. Kui rääkida vaimsel teelt ja tšakrast, mul on siin minu raamat Inglid meie elus, kus ma olen sellest teemast rääkinud ja südametšakra märksõnaks on armastuse, suhted,
et juba sünnist saati sa õpid tundma armastust oma vanematelt, teistelt inimestelt. Teine õppetund on asuda otsima endale elukaastalt, kellega kogeda armastuse erinevaid tahke ja kellele oma elu pühendad. Sulle sünnivad lapsed ja sa saad osa suurest tingimusteta armastuse kingist, mis voogab sinusse su lastest. Kolmas õppetund, sa õpid neid suhteid hoidma ja tasakaalustama. Sa õpid looma suhteid, mis põhinevad vaid armastusel. Neljas õppetund, su elus on vaid suhted, mis põhinevad armastusel. Sa ise püüdled kõrgema tingimusteta armastuse poole, seega ei saa enam miski väljaspoolt mõjutada seda, kas sa kiirgad armastust või mitte. Sa õpid igas olukorras saatma välja armastust ja seeläbi lahustama ja tasakaalustama mis tahes hirmu. Hirm on üks suur takistus kõikides tšakrates. Seega on väga tähtis teha see südametšakra õppetund ära, see 4. õppetund, et õppida seda hirmu lahustama armastusega. Ja 5. õppetund, sa suunad oma armastusega ühiskonnale, kogu planeedile ning universumile. Sa jõuad Jumala armastuseni. Su südametšakra on avatud täiel määral ja sul jätkub armastust anda kõigile ja kõigele. Sa valid kindlasti selleks oma erilise tee, mis on kooskõlas sinu elu eesmärgi ja elu ülesannetega. Sa oled armastus ja kirgad armastust kogu aeg, iga hetk. Ja värvus on siis roosa, heleroheline nagu tärkaval rohul. Roosad roosid, peaingel Tšaamoel, roosa kvarts, delfiinid, linnulaul, looduses jalutamine, looduspiltide vaatlemine, muusika, hääliku A laulmine ja kuulamine. Aeolia YouTube'is. Tal on väga ilusaid just ingli armastuse vibratsioonis olevaid laula, just A hääliku laulmine. Inglitega suhtlemine ja inglipildid ka väga aitavad. Roosideks mul on täna siin selline imeline pilt, näed, siin ongi see südametšakra, just need erilised värvid, mis on see roosa ja roheline. Et avavad ja tõmbavad ligi tingimusteta armastust, kõrget vibratsiooni. Et seega, kui sina soovid oma ellu tõelist armastust, tõelist partnerit, siis selleks soovitan sul ümbritsedagi end selliste elementidega, mis aitavad sinus seda esile tuua. Selleks on siis roosa värv. Ümbritsen ennast roosa värviga igal võimalikul kujul. Et mina kõik need armastus, laav, isegi tassil, roosad roosid, roosa värv, kanna roosasid riideid. Pane kuskil üles kas või roosaroosi pilt, mida sa näeksid igal hommikul, kui sa ärkad. Kui sa tegeled sellega, et kutsuda enda ellu tõelist armastust. Ma kirjutasin raamatu ka valmis. Armastus on kohal ja selle värviks on ka kohe, näed, roosa. See on nii inglise kui eesti keeles armastus on kohal ja laav on sight. Et tegelikult põhimõtteliselt ma soovitaks igal naisel kirjutada või igal mehel selles, mismoodi ta sooviks, et teda armastatakse, mis on tema jaoks armastus ja kuidas ta sooviks enda eest hoolitseda. Sest kui meie hoolitseme iga oma keha aspekti eest, siis me teame, kes me oleme, meil on oma kehas hea olla ja seega on meil hea armastust vastu võtta ja teistele anda oma kehas hästi tundes. Kui nüüd edasi rääkida naistest, siis selleks, et kutsuda oma ellu tõelist armastust, pead sa avanema põhimõtteliselt nagu see sama roos. Kujuta ette, et su südametšakra on selline roos. Sa ise oled selline roos ja sa muutud imeliseks, naiselikuks ja sensuaalseks. Sinu hääl, sinu olemus. Pane peale väga hea aroom. Kasuta lõhna. Kasuta riided, mis sulle meeldib. Make-up, juuksed.
hoolitse enda eest, käi spaas, kogu keha, samas maniküür, pediküür, juuksur, need kõik aitavad meil oma kehaga kontakti saada, muutuda ilusaks, säravaks lilleks. Tee kõik võimalik, mis sa saad, hoolitseda oma keha eest, nagu ongi jumalanna tujuriided ja aksessuaarid, voogavad riided, kleidid, massaaž, spa. Aga samas ka tants on naises väga-väga tähtis. Tants toob meid jumalanna energiasse. Kõhutants eriti. Soovitan. Et avada endas naiselikkust, sensuaalsust, jumalannalikkust. Ümbritse ennast kõrgemate kunstidega. Käi vaatamas kunsti, teater, muusika, kino. Ära kunagi unusta, et sa oled naine. Ära unusta sättimist. Kogu sinu keha sümboliseerib naiselikkust. Ja et avada ennast tõelise armastusele, sa teada, et sa oled naine, sa oled naiselik, ma olen võimeline vastu võtma ja andma armastust. Ümbritse ennast positiivset afirmatsioonidega, mis väga head siin raamatus inglid, tervendamine inglite abiga ja siin ma loen ette ja mida soovitan. Ma võtan vastu inglite armastuse. See on kõige parem, sest siis saavad kõik edasi. Ma olen avatud armastusele. Kirjuta need imelised asjad üles ja korruta neid endale iga päev või kirjutada need endale paberile ja panna tasku. Panna need sinna, kui sa ärkad, näiteks kui sa lähed pesema, siis paned sinna nende väikse kirjakeste peale või kui sa ärkad kohe üles suuremas kirjas ja loed neid iga päev. Kuni see armastus tuleb. Ma olen avatud armastusele. Ma armastan. Ma olen armastus. Ma olen armastav. Ma olen väga armastatud. Kõik armastavad mind. Ja ma armastan Jumalat. Maailm on täis armastust. Ja armastust on kõigi jaoks piisavalt ja armastus aina kasvab. Armastus ei saa kunagi otsa. Need on need imelised afirmatsioonid, mida sa võid korrutada endal iga päev. Eriti kui tuju hakkab ära minema või midagi sellist. Iga kord, kui tuleb paha tuju või midagi sellist, siis kujuta ette neid olukordi, mida sa armastad. Kujutle oma imelist elu. Kujutle, mida sa endale ostaks või mida sa teeks, kuhu sa läheks. Tee nimekirju, mida sa sooviksid. Muidugi küllus seab meile piirid, kuid unistada võime me kõik. Unistamine on tegelikult väga imeline. See teeb meid väga õnnelikuks ja rõõmsaks. Iga hetk, kui sa tunned raskust, hinga hästi sügavalt sisse ja välja ja lase kõikidel raskustel minna. Ütle, et ma usaldan maailma. Maailm on turvaline paik elamiseks. Ma armastan ennast ja ma olen väga armastatud. Luba sensuaalsuses ja rahul enda juurde tulla. Tea, et sa oled täielikult piisav, et armastust vastu võtta ja armastust kogeda. Ja nüüd tegelikult me kõik oleme endale enne elu valinud partnerid, abikaasa, lasteisad. Me kõik oleme need valinud. Üks hetk tekib eluteel see koht, kus me kohtume. Ja kui sa mõtled, et su elus pole seda õiget või järelikult sa pole oma elus seal koha, kus sa pead olema. Ja sa saad küsida, mida ma pean tegema, et minu ellu tuleks armastus. Luba seal küsi endal mõttes, mida ma peaksin tegema, et minu ellu tuleks armastus. Tihtipeale tekib su mõttesse siis teatud need mõtted, kui läheme uuesti siia tagasi, mida ma pean tegema, kus ma olen, kus ma õpin armastust, mida ma õpin, mis on minu ümber.
jälgi oma mõtteid, mida sa mõtled armastusest, saada minema oma hirmud, tegele hirmudega. Ja kõige tähtsam, ütle, ma olen valmis armastust vastu võtma. Ja siis tegelikult ei olegi mingit probleemi, kui sa tõmbad enda ellu imelise armastuse. Kui teda ikka veel ei ole, ei tule, siis on hästi võimas maagia. Ja just nüüd on lähenemas mai, 1. mai, see on 29. Volbrüü nii-öelda tegelikult üks täiesti kevade muutumiseks, soojaks ja küpseks. Selle aeg, õitsemise aeg, loomariigis on see täiesti tuntav paari otsimise aeg ja kõik. Seega on see täiesti võimas aeg teha seda, et paned paberile kirja, millist suhet sa soovid. Kui sa ei oska mitte midagi kirja panna, siis mul jälle siin raamatus on rida küsimusi, kuidas sa saaksid ennast leida. Ingliteraapia leidmaks oma armsam, kellega meil on võimalik osa saada suure armastuse õnnistusest. Ja hakkad küsima. Ja siin ongi see, milline naine ma olen. Sa pead teadma, kes sa oled. Lõpuni, milline sa oled. Ja kui on midagi puudu, arenda ennast. Ja ma ütlen kõigile naistele, kes peavad, et nagu see väljend eesti keeles, löö ennast lille, tee ennast nagu lilleks, ava oma südametšakra, hoolitse enda eest ja usu mind, see teeb mind nii vastupandamatuks, et ei lähe enam palju aega, kui sa nagu magnetiga tõmbad enda ellu imelise armastuse. Ja nüüd mõtle, milline väike tüdruk või poiss, tüdruk sa olid, me teeme naise rolli. Ja kui raamatus on nagu väike tüdruk, väike poiss, kes olid. Ja nüüd, milline naine sa sooviksid olla? Mõtle juurde. Milline abikaasa sa sooviksid olla? Sest kui me räägime härra õigest ja õigest tõelist armastusest, siis on abielu. Millist elu sa elaks koos oma abikaasaga? Sa pead teadma, sa pead mõtlema. Mida sa oma abikaasalt ootad? Mida sa saad talle anda, et veelgi enam vastaks su ootustele. Mis sulle kohe kindlasti ei meeldi suhtes? Milline omadus sulle meeste naiste juures üldse ei meeldi? Milline omadus meeldib kõige enam? Mida sa meeste ja naiste juures armastad? Mida sa ei armasta? Kuidas sa suhtud seksi? Mida sa ootad partnerilt seoses seksiga? Millised on sinu põhimõtted, mis puudutavad seksi? Millised võiksid olla sinu abikaasa ootused seksi suhtes? Mis sulle seksi juures kohe üldse ei meeldi? Mis sulle meeldib enim? Kas sa armastad oma keha? Näed, siin ongi, et tegelikult armastust vastu võtta ja intiimsuses olla, pead sa tundma ennast hästi oma kehas. Kas on midagi, mida sa oma keha juures muudaks? Kas su keha vajaks rohkem sinu armastavat hoolt? Kas sa oled pakkunud oma kehale vaid parimat? Kas sa armastad naudinguid? Mis on sinu jaoks nauding? Suurim nauding, mida oled kogenud? Millist naudingut sa sooviksid veel kogeda? Kas kõike seda eelnevat sooviksid sa kogeda oma praeguse partneriga või mõne eelnevaga? Kujuta ette mõnda romantilist koos veedetud aega. Kas sa saaksid sellest oma partnerile rääkida? Kas ka talle meeldiks selline unistus? Ja nii edasi. Mõtle nende peale ja kirjuta paberile oma täiuslik suhe, mida sa ootad. Jäta välimus natuke lahti. Siin inglid soovitavad, et võib-olla sa soovid tumeda peist, aga tuleb blond ja lokkis juustega. Nii et muidu ei saa tulla. Sa ei pruugi teada, millisesse vormi on su tõeline armastus selles maises kehastuses valatud. Ja tihtipeale tuleb meil tegelikult midagi teha oma kõrgemal eluteel, et jõuaks sellele teele, kus on meie tõeline armastus. Seega tegelikult, et leida mu tõeline armastus, pead sa puhastama oma vaimse tee. Miks nagu oli siin, et enne armastad,
usuinglitesse, pöördu inglite poole, et sa teaksid, kus sa oled, mis sa teed, mida sa pead õppima, sul spirituaalselt on kõik korras, sa teed õigeid asju oma vaimsel teel, sa teed õigeid asju oma külluse teel, siis tekib see olukord, kus te saate kohtuda. Et see inimene on olemas siin maailmas, peab tekkima lihtsalt see olukord, kus te saate kohtuda. Ja siis sa saadki endalt küsida, mida ma peaks veel tegema, et ta saaks minu ellu tulla. Selleks on parimad asjad minust. Inglikaartid, kaartid, tarokaartid, küsida, mis ma oma elus teen, mida ma õpin, kus ma olen oma elus, et see armastus mu ellu saaks tulla. Kuidas kaarti võtta? Alati keskendu, palu ingleid peale meditatsiooni, puhasta viiruki suitsus küünlas. Ja mulle meeldib ja ma armastan üle kõige seda juhuslikkuse varianti, kus ma palun inglitel endale ühe kaardi juhatada, ma lihtsalt segan ja kui hüppab välja üks kaart, siis see on minu. Ja siis tuleb kaart. Nii, praegu jätan nende kaartidega, et sõnum oli ikka sama. Soovitan võtta kaarte. Nii. Et sa pead olema õigel teel, et tõeline armastus saaks sinu ellu tulla. Armasta ennast ise ja kui seda on raske teha, siis tuleb teha need rida asju, mis ma soovitasin. Roosad roosid, pärlid, meditatsioon ja afirmatsioonid, et ma armastan ennast ise. Siin raamatus on ka üks võimas palve, mida soovitan lugeda. Teeme koos. Kallis Jumal, ma palun, et sina ja armastusinglid aitaksite mul luua suurepärase suhte minu poolekesega. Palun anna mulle selget juhatust, kuidas oma pooleke üles leida, et me kohtuksime ja saaksime teineteise lähedusest rõõmu tunda. Ma palun sinu abi, et tekiks situatsioon, kus ma kohtaksin seda õiget inimest, kes on minu pooleke. Palun aita mul tervendada ja vabastada minu kehas, mõtte ja tundemaailmas olevad blokeeringud, mis on pannud mind suurt armastust kartma. Palun aita mul kuulda ja järgida sinu jumalikku juhatust, mis viib mind selle suurepärase suhteni, aidates mul sellest igati rõõmu tunda. Tean, et minu pooleke otsib mind samasuguse hoolega nagu mina teda. Me mõlemad palume, et sa viiksid meid kokku ja aitaksid meil suure armastuse õnnistusest osa saada. Tänan sind. Nagu näed ka siin palves, olid samad teemad, et tervendada ja vabastada kehas, mõtte ja tundemaailmas olevad blokeeringud, mida me ka tegime, et tõeline armastus saab meile tulla. Seda palvet lau iga kord pöördu inglite poole, kui sa tunned tugevat tunnet ja igatsust leida armastus. Ära kurvasta, ära mõtle negatiivselt, vaid loe palve. Palu inglitel juhatada see imeline inimene enda ellu. Ja usu mind, et imed juhtuvad, miks muidu kujutatakse ette alati sellise noolega, sest see tabab meid nagu nool, nagu välk selgest taevast, üks hetk ta on meie elus ja see ei vasta nii väga teatud rütmidele, vaid ta lihtsalt tuleb õigel ajal õiges kohas.
ainus, mis meil teha tuleb, on olla meie ise, armastada ennast ise. Ja armastus tuleb. Kui teda elus ei ole või on ta ära läinud, siis tuleb endalt küsida, et siis on see õppetund, kuidas neid hoida. Siis oled sa õppetunni juures, kuidas seda armastust oma elus hoida, kuidas suhteid hoida. Sa hakkad seda õppima, hakka õppima seda süvendatult lugedes raamatuid, artikleid, saateid, et ennast arendada. Sest lõpuks oleme me siin kõik õppimas. Õpime armastust, õpime tarkust, õpime küllust tegema, õpime vaimsel teel arendama. Õpime. Kogu aeg õpime ja nii õpime ka armastust. Ja armastus on üks põhiõppetunde meil siin. Seega ei ole üldse vale seda enda oma ellu soovida, seda tahta, selles olla. Armastus on kõik. Ja ma tõesti soovin, et ka teie leiaksite enda ellu selle tõelise armastuse. Juba sel aastal. Juba täna oleksite sinna teel. Ja uskuge mind, kui te ise usute sellesse, siis see ka juhtub. Tõelisse armastuse peab uskuma. Jah, sa pead uskuma tõelisse armastusse. Kui sa seda tunnet tegelikult ei usu, et see olemas on, siis sa peaksid sellega tegema. Täpselt nagu, kui sa ei usu, et on olemas Jumal ja englid. Usk, lootus, armastus. Sa pead uskuma, lootma armastusse. Nagu meil inglipoes oli 3 inglit. Ühe käes oli süda ja ma ristisin nad ja teise käed olid palves, eks oli nagu tähthoidis. Et ma ristisin nad usk, lootus, armastus. Ja paljud tellist endale armastuse kuju, nii et ta sai otsa ja usk ja lootus jäid. Nad tegelikult oli vist mõeldud koos 3, et nad meenutaks sulle usk, lootus, armastus. Ja ühel ma ka kirjutasingi, et ta ütles, miks see kuju on otsas ja miks see ei tule. Ütlesin, aga äkki siis olekski vaja kõigepealt usku ja lootust, et see armastus tuleks. Kui su usk on väike, siis loe raamatuid, vaata filme, loe luuletusi inimestelt, kes usuvad armastusse. Luba endal meenutada, et armastus on olemas. Luba endale uskuda tõelisse armastusse. Ja siis ta on. Et võib-olla ongi võti selles, miks su elus armastust ei ole see, et sa ei usu sellesse. Võib-olla sa oled lootuse teel. Aga sa pead lootma. Sa pead uskuma. Ja see tuleb. Sa pead ootama, lootma, uskuma armastusse. Armastus, nagu iga teinegi tunne, on nähtav ainult neile, kes seda kogevad. Seega peab seda õppima. True love. Ja kõik algab sellest, võti südamesse. Võti armastuse juurde on sinu enda käes. Võtame siit ühe armsa võtme. Näed, siin ongi süda. Võtame võti su südamesse on sinu enda käes. Sina keerad selle lahti ja oled avatud. Aga ole ka tark. Miks tulevad need teised on mõistlik, mõõdukas, meelekindlus. Tea, mis sa tahad. Tea, mis sulle meeldib. Ja ära langeta latti. Jälgi ennast. Kuula oma sisetunnet. Ja ära mõtle igale inimesele kuldset kuud selga, kui seda ei ole. Usalda oma sisetunnet. See on kõige parem giid. Ära mõtle teist inimest, kellega sa kohtusid talle asju juurde, mida seal ei ole. Usalda
oma sisetunnet, oma intuitsiooni. Vaata, tark ei torma, öeldakse. Ja armastus on kindel tunne, et kui sul on tegelikult kahtlused, siis usalda neid. Need lähevad aina suuremaks. Kui sa tead, et see inimene on õige, siis ta on. Ja kui ta tuleb välja, et ta ei olnud, siis rõõmusta. Järelikult ta ei olnud. Ja sul on veel aega, et leida ja kohtuda oma tõelise armastusega. Armastus on imeline kink ja tegelikult nii nagu iga asjaks elus, kui sa soovid armastust, ole ise armastus. Kingi teistele armastus, ole avatud. Mis tähendab olla armastus? Mis tähendab olla avatud? Oskad seda? Ja kui sul elus ei ole, sa pead seda tegelikult arendama. Sa pead olema avatud, sa pead nii-öelda otsima mõttes. Sa pead lootma, et sa leiad armastuse. Sa oled avatud, sa usud, loodad, armastad. Ja samas alati ole mõistlik, mõõdukas, meelekindel, vapper. Ole kõrgemates tunnetes, siis tõmbad ka kõrgemaid suhteid. Kuid vahepeal lihtsalt on nii ja ma näen ka neid teiste inimeste elus, et vahepeal tuleb teatud õppetunnid läbi teha. Et see tõeline armastus saaks tulla. Paljudel inimestel on ees nagu kohtumised erinevate inimestega. Ta on nagu etapid, nagu on õppetunnid ja nad iga kord õpivad midagi armastuse valdkonnas. Kuni lõpuks nad on valmis tõelist armastust vastu võtma ja andma. Seega ole enda vastu hästi armastusväärne ja usalda ennast. Usalda, et kui seda pole, ma õpin ja küsige ennast, mida mul on veel õppida sellel valdkonnal. Võib-olla saad kiirendatud õppetunnid. Kindlasti peaksid midagi muutma oma mõtlemises. Ja alati mõtle, mida mul on teha ja mõtle ka seda, mis on üks minu jaoks nagu olnud võti. Ongi see põhiasi on see, et ma olen ise imeline inimene. Mina olen imeline inimene, ma teen imelisi asju siin maailmas. Ja see teine inimene, ta pruugib mu ellu selles elus tulla või mitte. Nagu mis mina mõtlesin ennem, kui mu ellu tuli pooleke mu armastus. Ka ei juhtu mitte midagi, kui ta ei tule. Ma olen imeline, ma saan oma eluga hakkama, mul on väga kindel tee ja ma olen armastus, ma kiirgan armastust, ma kiirgan vaimsust, minuga on kõik korras. Ja kui see inimene tulebki, siis tema on imeline ja me lihtsalt koos loome midagi imelist. Ta ei tule sind päästma. Igal ühel on oma mõte. Armastuse teel, mis on takistuseks. Ja see inimene ei tule päästma sind. Sa ise oled enda päästja. See inimene ei tule sul remondimeheks, nagu ma olen näinud mõnedel naistel. See inimene ei tule, et pakkuda sulle võimalust lõpuks elu nautida. Tee seda ennem ise, tee seda kohe. See inimene ei tule su elu korda tegema. See inimene täiustab sinu täiuslikku elu. Ja nii ongi, kui sa seda väga valuliselt ihkata ei tule, kui sa oled saavutanud teatud mõtte, siis ta tuleb. Seega jõuame jälle tagasi. Mida mul on veel õppida vaimsel teel, armastuse teel? Mida on mul teha oma kehaga, et see tõeline armastus saaks mu ellu tulla? Ja siis, kui ta on tulnud, siis tuleb õppida teda hoidma. See on see järgmine õppetund. Ja lõpuks sa oledki armastus ja kiirgad armastust. Ja loodetavasti jõuad selle teha ära selle maise kehastuse ajal. Ja kui mitte, järgmises elus jälle. Jätkad sealt, kus pooleli jäid, jätkad oma õppetunde ja lähed edasi. Ja kui nii ongi hästi. Aga armastus on imeline ja armastuses sünnivad imelised lapsed, imelised loomingud. Armastatud elu on imeliselt jagatud elu. Ja armastus jääb kunagi otsa ja armastust saad jagada kõigile ja kõigele, keda sa kohtad. Me ei mõtle siin füüsilist armastust, vaid tõelist armastust. Füüsiline armastus on teine teema ja kui sa armastad ennast ja sa oled avatud, siis on avatud sinu
tšakrad ja sinu juurtšakra ja sinu sakraaltsakra ja sinu südametsakra ja siis lähevad ka teised asjad kõik paika. Ole avatud. Ole valmis andestama, ole valmis selgelt suhtlema, mõistma ja eelkõige lubama teisele olla tema ise. Ja mis peamine, keegi meist ei ole täiuslikud. Sellepärast meil on kõigil õppetunnid, meil on kõigil midagi õppida. Et kui sa ootad nagu täiuslikku, see võib ka asi olla. Meil kõigil on midagi teha. Tõeline armastus on kink ja see ei ole nagu muinasjuturaamatus, et see peab niimoodi olema, nagu need printsid seal tulevad. Et meie armastus võib olla meie arvamusest hoopis teistsugune, et paljud peavad märkama, et kus see tõeline armastus on. Seepärast ongi, et sa pead olema nagu avatud, et tõeline armastus ei ole tegelikult nagu rahas ega staatuses, et sellele ei saa niimoodi nagu tegelikult dikteerida, kus see tõeline armastus sul tuleb. Ta võib tulla hoopis teises vormis, teises materiaalses rahaseisus või välimuses, mis sa nagu arvasid. Aga kui sa nagu oled teinud selle nii kindlaks selle raami, siis sa ei saa tõelist armastust vastu võtta. Et armastus ei käi ühiskonna järgi. Et kui sinu ühiskond seab teatud reeglid materiaalse staatuse või ühiskondlise staatuse suhtes, siis võid paljust ilma jääda. Sellepärast, et armastus on inimeses, inimese, kellel on ka õppetunnid, see inimene on seal. Ja kui sa hakkad nagu otsima staatuse ja raha suuruse või ühiskondliku positsiooni järgi, näiteks, et ma tahan ärimeest või poliitikut või sellist, siis sa saad suhte. Jah, kindlasti. Sest inimene on võimas manifesteerima. Aga sa tõelist armastust sealt niimoodi ei leia. Tõelise armastust sa pead lihtsalt ellu kutsuma ja tõeline armastus lihtsalt on. Ja teda ei huvita rahaline seis ega ühiskonna staatus. Ta on teises inimeses, ta on sinu määratud inimeses ja see on võrratu. Eks pead usaldama, laskma lahti ühiskonna normidest ja mõtetest ja seda on väga hea teha, kui sa oled vaimsel teel, siis sa tajud ära. Aga ära hakka igat inimest, kellega sa kohtud, sinna vormi valama. Äkki see usalda enda sisetunnet, kuidagi kurb on. Mul nagu nende naiste pärast, kes tulevad, et mul on suhe, aga ma kohtusin sellega ja sellega. Et kas nemad on need õiged ja ootavad, et keegi võõras ütleks või kaardid ütleks. Tegelikult see tunne peab tulema enda seest. Ja mingil juhul ei vääri sa tõelist armastust, kui sa hoiad niimoodi. Nagu mitu rauda tule, sa lihtsalt nagu klammerdud inimeste külge, loodad, et nad kuskilt tuleks ja teeksid su korda. Nagu siin ongi, mõtlemises on asi. Et tuleks tegelikult nii-öelda taldrik tühjaks. Tuleks kõik ära ja mõelda, kes sa tegelikult oled ja mis sa tahad. Et need ongi, et tegelikult inimene ootab midagi, mingit täiuslikkust kuskilt või et materiaalset asja või et see on, see kindlasti ei ole hea tase, kus selles tasemes ei leia sa õiget. Et oleks kõvasti tööd teha. Et tuleb see hirm lahti lasta, et issand jumal, et ma olen nii vana
või ma olen see, et viimane aeg, no vanus hakkab nagu mõnel juba 22, et 22 viimane taks, 50 nagu meeleheitlikuks juba. Ja siis hakatakse otsima, samas peab alati nagu igas vaata enda sisse, tee enda mõttemaailm korda, leia tõeline armastus, tingimusteta armastus. Mediteeri, võta aga pakk viirukeid, armastus ja mine meditatsiooni, mine enda armastuse tšakrasse, nagu me tegime siin alguses selle läbi, mine oma südame tšakra sisse ja küsi, mida mul on veel õppida, mida ma pean õppima, mida ma pean tegema, et see tõeline armastus minu juurde tuleb. Ümbritse ennast rooside, pärlite, roosa kvartsi, naiselikkusega ja usu mind. Armastus tuleb sulle peatselt ja kutsu enda juurde alati armastuse ingleid, kes sind aitavad, toetavad, toovad sulle tarkusi ja teadmisi, kuidas see imeline armastus võiks sinu ellu tulla. Nii. Ja nüüd, mu kallid, lõpetame tänaseks selle imelise teemaga. Ja meenutageme, armastus on kink. Soovin teile tõeliselt armastust täis elu, armastust täis aastat, armastust täis kuid ja päevi. Armastus on imeline kink ja see kõik algab sinust. See kiirgab sinust. Mitte keegi ei pea tulema su ellu ega midagi tegema, et sa oleksid armastus, et sa kiirgaksid armastust. Seda saad sa teha kohe täna ja tegelikult see ongi võti, kukkus, võti, mida leida on see, kui sa armastad ennast ise. Kuhu sa mu võtmeki nüüd läksid? Et need sügava kummarduse kuulamast, vaatamast, armastamast. Ja te olete ühe sammukese võrra lähemal, et leida oma tõeline armastus. Järgmiste kohtumisteni. See oli Vaimne hommik Terjega.